Kärdla Graamo reis koosneb noorte kahepaatidele RS Feva ja 29er ning olümpia kahepaatidele 49er 2 etapist, millest esimene lõpeb laupäeval ning teine pühapäeval. Kumbki etapp koosneb kvalifikatsioonisõitudest, kus esimesed 3 kvalifitseeruvad otse finaali. 4. finaalis osalejaks saab poolfinaali võitja. Etapi lõpptulemused 1. kuni 4. kohani selguvad finaalsõidus. Kärdla Graamo reis lõpptulemused arvestatakse liites kokku reede-laupäeva etapi ja pühapäeva etapi lõppkohad. 49er klassi reede-laupäeva kvalifikatsioonisõitude tulemusena pääsesid otse finaali Juuso ja Henri Roihu, Tõnis Haavel ja Anna-Maria Sepp ning Jasper Rufus Rüüdovaara ja Tobias Reiter. Poolfinaali võitjad Lennart Kivistik ja Taavi Siilbek olid 4. finaalsõidus osalejad. Finaalsõitudes on stardi- ja finišiliin 2 poi vahel. Purjetatakse vastutuule allatuule rajal 2 või 3 ringi. Stardist tuli võtta kõige parempoolne positsioon, kuna tundus sõidu alguses niimoodi, et parem pool kannab natuke paremini välja. Ja siis esimeses taganttuules vahepeal isegi positsioonid vahetusid, et tuule keeramised ja pagid olid hästi suured. Aga siis teises taganttuules võitlesime esimese koha endale tagasi ja siis kontrollisime üle need sõidu. Et ainult tuule järgi tuli sõita ja väga muutlikud olud olid. Eile oli natuke lihtsam, oli meretuul, siis oli stabiilsem, aga täna oli küll, rada oli nii lähedal kaldale ja oli kalda pealt tuul, et see kogu aeg keerutas ja pagid olid hästi lokaalsed. 49er klassi pühapäeva kvalifikatsioonisõitude tulemusena pääsesid otse finaali Juuso ja Henri Roihu, Tõnis Haavel ja Anna-Maria Sepp ning Rufus Rüüdovaara ja Tobias Reiter. Kihutamisolud olid, et lainet ei olnud ja tuul oli kuni 10 meetrit, et väga nautisime tervet tänast päeva. Tõnis Haavel ja Anna-Maria Sepp olid kogu aeg meil kannul, et saime sõita kõik sõidud neid kontrollides. See oli hea treening selles mõttes ja nagu Juuso ütles, meie lemmikolud, see paat on selleks loodud, et sile vesi maatuul 8-9 meetrit, meie unistus. Sõitsime väga stabiilselt, proovisime teisi kontrollida, mitte väga riske võtta ja nii ta tuligi. No, selles mõttes on väga meeldiv on nagu vaheldust saada, aga tegelikult ega olud ei ole palju erinevad näiteks mingi Tallinn reisist. Aga siiski huvitav nagu. 29er klassi pühapäeva kvalifikatsioonisõitude tulemusena pääsesid otse finaali Kaarel Paljad, Hoor-Kaspar Marvet, Helen Pais ja Helen Ausmann ning Jorgen Kuivonen ja Maris Seersant. Poolfinaali võitjad Katariina Roihu ja Tobias Reiter olid 4. finaalsõidus osalejad. Tuuleolud olid väga rasked, aga kuna me nagu tugeva tuulega suudame päris hästi paati maas hoida ja paati kiirene liikumas hoida, siis nii need tänased võidud tulid. RS Feva klassi reede-laupäeva kvalifikatsioonisõitude tulemusena pääsesid otse finaali Miia-Marin Lilienthal ja Richard Markus Arge, Romi Saafin ja Britta Maipuu ning Angelina Maria Isabel Lõunap ja Liisbeth Tagu. Poolfinaali võitjad Andreas Sepp ja Liise Väliste olid 4. finaalsõidus osalejad. No ütleme nii, et ma olin nii kindlad, et need ei tule absoluutselt meie olud, sellepärast et me oleme ikkagi teistest märgatavalt raskemad ja ma ütlen ausalt, ma arvasin, et me hävime. Meil tõesti jookseb esimene aasta nüüd, kui me koos sõidame ja pole eriti jõudnud treeni ka teha, siis selle kohta läks täitsa hästi. RS Feva klassi pühapäeva kvalifikatsioonisõitude tulemusena pääsesid otse finaali Romi Saafin ja Britta Maipuu, Miia-Marin Lilienthal ja Richard Markus Arge ning Loretta Sults ja Hanna-Victoria Vaino. Poolfinaali võitjad Bert Salundi ja Karel Ratnik olid 4. finaalsõidus osalejad. Olud olid väga
raske, et tuul keerutas palju ning päris tugev oli ka. Aga ma arvan, et me jääme ikkagi enda plaani juurde ja pigem oli tegelikult raske, konkurents oli tegelikult kõva. Need olud siin on kindlasti palju teistsugusemad kui kuskil mujal. Siis oli kindlasti raske alguses nagu aru saada, kuidas sõita, aga lõpuks vist ikka tuli välja.